Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohkede Välak. Eesti kõige vastaste liidu eilsel asutamiskoosolekul pandi paika edasised tegevussuunad. Liit on oodatud kõik inimesed, kes on läbi aegade olnud kõige vastu, on see siis COVIDiga seonduv, kloori joomise propageerimise lõpetamise vastu protesteerimine, tuulikute vastasus, Nursipalu polügooni vastu võitlemine, kuna ka sigalate juurest liigutakse varsti edasi uute teemade juurde, siis ongi tegevuse laiendamine ja kõige vastaste liidu moodustamine ainuõige samm, lisatakse asutamiskoosoleku protokollis. Kui olla kõige vastu, siis ei pea kogu aeg tegema erinevaid plakateid ja ennast kurssi viima parasjagu päevakorras oleva temaatikaga. Pärast liidu moodustamist alustati kohe ka korjandusega, et osta 300 puhkpilli ja sama palju suuski, et sügise saabudes esimese suure rahvaspordisündmusena kõigile pasunasse suusatada. Ja laiemalt poliitikast. Poliitikavaatlejate sõnul võib valitsuserakondade toetus mõne aja pärast olla 99%. Selline tulemus saavutatakse, kui populaarsus jätkab sarnast langustrendi, jõuab nulli lähedale, seejärel nulli, aga langus ei peatu ikka ja siis jõutakse juba uuesti skaala maksimumpunkti 100% juurde. Tõenäoliselt ei ole maailmas varem ükski valitsus sellise populaarsustrikiga hakkama saanud, mistõttu on teistel erakondadel veel väga vara rõõmustada. Esialgsed arvutused näitavad, et valitsusel on järgmisteks Riigikogu valimisteks uuesti veel 60% toetust alles, sest selleks ajaks on juba 2 ringi skaalal ära tehtud. Tervisespetsialistid aga tutvustavad täna keskpäeval avalikkusele uut eestimaalaste alkoholi tarvitamist kajastavat uuringut, mis seab tugeva kahtluse alla väited, nagu tarvitatakse siin meil enam kui 11 liitrit puhast alkoholi inimese kohta ja oldakse selle tulemusena Euroopas esirinnas. Tegelikult on signaal, et need 11 ja pealegi liitrit puhast alkoholi jaguneb ära suurema hulga inimeste peale. Tihti on ju inimesed tunnetanud, et nende sees oleks nagu 2 täiesti erinevat inimest. Üks, kes tahaks kogu aeg palju alkoholi tarvitada ja lõbutseda, teine inimene, kellel on selline teguviis aga vastumeelne. Need teised inimesed ongi märkinud, et jäävad vaidlustes esimestele tihti alla ja inimene hakkabki alkoholi tarvitama. Kuna on tõendamisel, et iga inimese sees elab tegelikult mitu inimest ning alkoholi tarvitab neist ainult üks purju, aga jäävad mõlemad, siis ei tarvitatagi siiski mitte 11 midagi liitrit puhast alkoholi, vaid 6 liitrit ja see on juba Euroopa mastaabis hoopis parem tulemus. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile 2 juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodus poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe Keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõidavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmise ammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükanud, sest vastavad näitajad seda lihtsalt ei võimalda. Ja teaduse vallast ka. Teadlased on teinud pikaajaliste katsete teel nüüd kindlaks, et mida ei ole, seda ei ole. Katse alguses ei olnud midagi, katse lõppedes ei olnud alles sedagi. Katset korrati ja alguses seda polnud ja peale katse lõppu oli aga see, mida polnud just midagi. Teadlased ei tea praegu sedagi, kas üldse on olemas midagi ja kas see kõik ka huvitab kedagi. Kuulsite uudiseid.